Täna me räägime erinevatel teemadel. Meil on siin tuleohutuse seaduse väljatöötamise kavatsus, millest räägib Tiina Kiil. Jaanus Ots räägib harjumise nõuetest. Mina räägin tuleohutusülevaatustest ja teenusepakkuja kontrollidest. Siis Tiina Kiil ja Heiki Rajola räägivad ATS määruse muudatustest ja Heiki räägib samuti ka siis tuleohutuskontrollide tulemustest Päästeameti kontrollidest. Lisaks siis veel räägib Tiina Kiil ka mitteeluhoonete tulekahjude statistikast ning siis tänase infotunni lõpetab Reelika Kuusik, kes räägib kemikaali ohutuse teemadel. Teil on võimalik esitada küsimusi. Need on siis siin üleval ribal on küsimärgiga koht küsimused ja vastused, kuhu me palume siis kirjalikult küsimused kirja panna. Neile me vastame siis infotunni lõpus. Kui mõni küsimus jääb vastuseta, siis sellele vastame kirjalikult ja saadame hiljem meili peale ja lõpus on võimalus siis ka suuliselt küsimusi esitada. Mina siin täna seda päeva modereerin, et kui vahepeal on vaja kellelegi sõna anda küsimuste osas, siis palun tõsta selleks kätt ja lõpus on siis suuliselt selleks võimalus. Ja te võite siis nii jooksvalt kui ka siis lõpus kirjutada vestluse aknasse teemasid, mis teid veel huvitavad. Et meil on sellel aastal soov veel üks selline infotund teha, siis me teaksime arvestada teie teemadega. Mina siin selle sissejuhatusega lõpetan ja annan nüüd sõna siis Tiina Kiilile. Palun. Tänan, Georg. Mina olen siis Tiina Kiil. Tegelen tulekahjude menetlemise teenusega ja praegu siis räägin teile tuleohutuse seaduse planeeritavatest muudatustest. Ehk et te kindlasti olete ka oma töös märganud puudujääke tuleohutuse seaduses ja kindlasti mõningad ka meile neid esitanud. Aga praegu tegemist on siis tuleohutuse seaduse väljatöötamiskavatsusega, mida veel ei ole Siseministeeriumist välja saadetud, aga ta on ettevalmistamisel. Eelkõige põhjus ongi selles, et siiamaani on tuleohutuse seadust muudetud parasjagu hetkel väga aktuaalsete vajaminevate tükikeste parandamiseks, aga suures pildis kogu seadust üle vaadatud ei ole. Peamised muudatused, mida siis sellega soovitakse, on siis eelkõige, see on nüüd hästi lai grupeering, et uued energialahendused, mis praegu kuidagi õigusruumis kajastust ei leia, oleks vaja ikkagi sinna sisse paigutada. Siis me näeme väga selgelt ebaselgust vastutuse ja pädevuste osas. Näiteks ehitises tuleohutuse eest vastutava isik on määruses mainitud, aga seaduses avamata. Et see tegelikult võiks olla ka väga hea koht, kus siis oleks võimalik parandada siis seda ehitiste tuleohutusalast seisukorda. Siis mõisted ja terminid, mis on tuos siis kasutusel, kohati on aegunud. Kohati oleme töö käigus näinud, et nad on avamata, nad on mitmeti mõistetavad, nad on erinevalt tõlgendatavad. Et siin on vaja sellist suuremat selgust luua. Siis samamoodi ka võimalikud Euroopa Liidu normid, valdkonna standardid, mis on kõik vaja meie õigusruumi sisse võtta. Kohati me näeme seaduses üleregulatsiooni ja kindlasti annaks parandada ka aruandlust. Siis ühe suure tükina praegu siia tabelisse olen välja toonud küttesüsteemide nõuete ühtlustamised. Praegu need on eriti killustunud erinevate aktide vahel. Et siin on ka vaja selgust luua. Siis, mis puudutab ka teid, on siis päästeinfosüsteemi andmetele õigusliku tähenduse andmine, ehk et ka näiteks tuleohutusülevaatuse käigus koostatud aktil tuvastatud puudused oleks siis kohustuslikud ehitise omanikule korda teha.
ja väga suur segadus valitseb ka vastutuses, et esiteks see vastutus peaks olema palju selgemini adresseeritud ja ka sanktsioonid ei ole hetkel väga proportsionaalsed. See on selline suured nii-öelda valdkonnad seaduses tükid, mis siis vajaksid korrastamist, täiendamist, parandamist. Ja kuidas me seda siis teeme? Oleme asutuse sees juba paaril viimasel aastal teinud sellist arutelude ringe ja ettepanekute korjat, et näha siis tööpõllult, millised on puudujäägid, millised on need valukohad, eks ju, et mida tuos siis oleks vaja parandada. Kaasasime osaliselt ka erasektorit teatud nõuete osas arvamust avaldama ja selle kõige pealt siis oleme andnud sisandi Siseministeeriumisse, kes siis praegu hetkel paneb kokku seda väljatöötamiskavatsust. Väljatöötamiskavatsus iseenesest saab olemagi üsna üldine, kaetud on need põhilised teemapunktid, millest ma rääkisin, aga nüüd detailsem sisutöö alles hakkab ja sealhulgas siis ka kindlasti ju kaasatakse erinevaid huvipooli ja siis ilmselt suures osas ka teid. Enne kui siis seadus jõuab minna ka ametlikele kooskõlastusringidele ja kuni ta lõpuks siis võiks jõuda seaduse muudatuseni. Praegu hetkel ajaraam võiks olla selline, et uus tuos võiks jõustuda 2028, 2029, aga selgelt seda me praegu siin prognoosida ei saa, samamoodi ka seda, et milline täpsemalt see seaduse sisu hakkab olema. Aga täna tahtsimegi lihtsalt valgustada teid, anda teada, et millega tegeleme, mis töös on ja anda selline väike eelhoiatus, et kaasame sinna sellesse protsessi ka teid. Aga sellest ma praegu hetkel rohkem ei räägikski, et lihtsalt eesmärk oli teid kiirelt ära briefida. Mina tänan. Nii, aitäh Tiinale ja annan sõna kohe Jaanusele, kes räägib varjumisest. Jaanus Ots ja Lääne Päästekeskuse ohutusjärelevalve büroo nõunik ja tegelen põhiliselt varjumise temaatikaga viimased 2 aastat. Ja kuna see on olnud rohkem süke tundeküsimus seni ja naabrite, siis ka põhjanaabrite kogemus, mille peal me oleme siis toimetanud, siis tänaseks ongi meil uued nii-öelda määrused ja seadused, ma ütlen siis stardijärgus, ehk siis tegelikult hetkeseisuga on meil siis kohaldatud, ongi uued nõuded, millest siis tuleb hakata lähtuma ja sellega seoses siis ka teid puudutab võib-olla varjendi tuleohutus, varjumiskoha teemad, mis sellega seonduvad ja ka siis muudatused, mis tulevad siis ehitushoone registris ja kuidas me seda ka järelevalvet teostame. Nii. Varjumise seadused, eelnõu ja standardid. Ehk siis täna me oleme tuginenud siis varjumise seadused, eelnõud, standardid, riigikaitse tegevuste kava lisa D, mis siis käsitleb varjumise mõistet ja kuidas siis sõjalises konfliktis inimelusid päästa. Teine, millega oleme siis, mis on tänaseks nii-öelda jõustunud, on hädaolukorra seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus eelmise aasta septembrist, mis siis käsitleb viivitamatut ohuteavitust, mis on ülioluline, eks ole, e-alarm siis üldise koondnimetusega, siis on varjumise mõiste, varjend, varjumiskoht, varjumisplaan ja ka elanikkonnakaitse koolituste temaatika. Siis järgmine, mis on hästi oluline, on siis Vabariigi Valitsuse määruse eelnõu, nõuded varjendile, varjumisplaanile ja varjumiskoha kohandamise põhimõtted ning varjumisplaani koostamise kord. Et see on nüüd töös olev eelnõu, ma seda natuke veidi tutvustan, aga kuna need asjad on alles nii-öelda ettepanekute järgus, et siis kindlasti seal võib-olla see tuleohutuse osa, milles ma olen näinud juba väga palju ettepanekuid, kindlasti ei saa selline olema, nagu ta seal täna kirjeldatud on, aga ma usun, et märtsikuu jooksul saab ta siis olema ka nii-öelda väljas ja avalikult kättesaadav. Siis on veel üks ISO standard, rahvusvaheline varjendite standard, millest lähtuda varjendite rajamisel ja on ka siis
juba suhteliselt tuttavad meile Soome S1 ja S2 klassi raudbetoonvarjendite projekteerimisjuhised, millest saab siis lähtuda. Alates 2026 rakenduvad nõuded. Põhiliselt siis kõige suurem muudatus, mis on siis selle aasta juulist, tekib uutel hoonetel, büroo- ja eluhoonetel, mis on üle 1200 ruutmeetri netopinnaga ja tööstushoonetel üle 1500 ruudu netopinnaga varjendi rajamise kohustus. Ehk siis kõik ehitusloa taotlused, mis on sisse antud enne 1. juulit, siis seda nõuet otseselt neil veel ei ole, aga peale seda on siis kohustus nende parameetritega hoonetel see varjend rajada. Siin on ka nagu palju diskussioone olnud sel teemal. No tegelikult on olemas eraldi hoonerühma koodidega eristatavad ka seal näiteks laohooned ja teatud hoonegrupid, mis sinna alla ei kuulu. No samamoodi täna on hästi palju automatiseeritud tootmist, ehk siis ka tööstushoone, mis on küll tohutu suur, aga kus ei ole peale 1-2 inimese töötajaid, et siis seda varjendi kohustust ka sellisel kujul ei teki, et seal on ikkagi erisused. Siis teine, mis ma tõin siia välja, mis oli siis seesama septembris vastu võetud hädaolukorra seaduse muutmise seadus, et kes selle nagu teeb ja rajab, ehk siis hoone omanik rajab varjendi kas hoonesse või selle vahetuse lähedusse, mis tähendab siis hoone omaniku kohustust seda rajada ja hooldada ja ka korras hoida. Siis samade parameetrite alusel, mis on siis nii-öelda varjendi nõuetega, on ka siis olemasolevatel hoonetel, kasutusloaga hoonetel kohustus siis 1. juuliks 2027 teha siis varjumisplaan ja hiljemalt siis aasta hiljem siis ka kohaldada see varjumiskoht. See on selline pehme meede, täna mingit sanktsioone selle olemasolevate hoonete puhul ei ole küll riigi poolt ette nähtud ja ma ei oska seda öelda, kuidas see olema täpselt hakkab, aga see on, ma usun, et esmalt ikkagi inimeste enda huvi, et need asjad korda saaksid ja kindlasti igasugused toetusmeetmed, mis siin tänagi on, nende puhul kindlasti on välistatud, et kui need tingimused on täitmata või need nõuded on täitmata, siis kindlasti ka mingit toetusi selleks ei saa, on see generaatori toetus või keldri korrastamise toetus selleks varjumiskohaks, et kindlasti mingid seosed sellel olema hakkavad. Aga täpsemalt sanktsiooninõuded ma täna ei tea. Siis ka see, et on küsitud palju, et kas selle varjumiskoha rajamisel on ka vaja siis ehitusteatisi ja muid sarnaseid asju, kuna siin praegu on ka käimas üks toetusmeede, 1 000 000 eurot on siis kuni 35 000 korterelamu kohta, siis 2. veebruaril on ta siis avatud, siis ongi need toetavad tegevused, ongi põhiliselt konstruktsiooni teema, siis on selles mõttes see läbikäik, et oleks varu väljapääsud, uksed, alternatiivelekter ja muu selline. Ehk siis see sõltubki sellest, et natuke ka kohalikust omavalitsusest ja riigi tugiteenuste keskus, kes siis seda meedet haldab, et nende käest saab täpsemaid vastuseid selle kohta. Aga üldiselt, kui midagi hoone fassaadist väljapoole ei ehitata ja ei tehta ja otseselt süsteeme ei paigaldata, olulisi süsteeme hoone nii-öelda ventilatsioonis või milleski muud, vaid siis üldiselt ehitusteatist ka sellisel puhul vaja ei ole. Aga selle peab vaatama case by case. Siis kontrolli teemegi niimoodi, et vaatame vastavalt siis ehitusprojekte kooskõlastades, kuna Päästeamet on kaasmenetleja ja siis kohalikud omavalitsused niikuinii edastavad meile ülevaatamiseks, kui on ka varjendi nõue või siis ka on tegemist varjumiskoha sellise suurema kohaldamisega, mis vajab ehitusteatist. Siis järgmine slaid. Varjendi tuleohutus. See osa sellest nii-öelda eelnõus on suhteliselt väike. Siin on ka kirjas, et kui varjend on eraldi tuletõkkesektsioon, siis paigaldatakse kaitseuksele lisaks tuletõkkeuks ja uks, mis paigaldatakse siis E1-klassi varjendis lisaks kaitseuksele või vaanide varjendisse sissepoole. No seal tuleb veel lüüsi teemad mängu ja seal on päris keeruline see lugu siin võib-olla paari lausega lahti seletada. Aga ma usun, et kui see määrus on väljas, et siis me saame seda täpsemalt käsitleda ja tutvustada. Siis on varjendi suitsu eemaldus on siis lubatud tagada ka varu väljapääsutee kaudu. Siin ongi see mõiste erinevus võib-olla teie jaoks ka, et on
hädaväljapääs, mis me käsitleme täna tuleohutuse mõistes ja varjumise puhul on ta siis nimetatud varuväljapääsu teeks. Samamoodi siis ka kortermajade puhul ongi, et kuna baastingimuste järgi on kaks nii-öelda väljapääsu ette nähtud, siis see tähendabki, et ka võib-olla kortermajade puhul üks võib olla uks nii-öelda sissepääsu mõistes ja väljapääs võib olla ka aken või luuk. Sissepääsutee vähim laius siis 1,2 meetrit, mis on võrreldav siis evakuatsioonitee laiusega. Tulekustutitest ei ole ka rohkem hetkel seal kirjas eelnõu mõistes, kui et pulberkustutid ei sobi ja pole ka kirjeldatud, mis siis täpselt oleks õige. Ma loodan, et see ikkagi tekib sinna nende ettepanekute näol ja ka ventilatsioonisüsteemi osas on ka suhteliselt vähe selle kirjeldatud, aga kui me võtame selle varjendi, siis varjendis üldiselt see ventilatsiooniseade on eraldi mõeldud ainult selleks nagu force majeure'iks, ehk siis kui seda varjumise puhul kasutatakse ainult, sest ülejäänud, mis on hoone tervik ventilatsioonisüsteem, peaks olema eraldiseisev sellest, et need ei ole päris üks ja sama. Siis varjumiskoha kohaldamine olemasolevates hoonetes täna on nagu võib-olla kõige aktuaalsem, et selliseid hooned tervikuna on Eestis ligikaudu 17 000 ja mingi hulk sellest on siis kindlasti kortermaju ja põhiline ongi need samad baastingimused, mida siis sealt eeldatakse, on tugevad piirdekonstruktsioonid, värske õhu tagamine, sest just eriti neis nõukogudeaegsetes majades, et hoonetes ei ole see ventilatsioonisüsteeme või isegi kui on, siis kui puudub alternatiivelekter, siis elektrilahendus, siis tegelikult ei ole sellest ka kasu. Ja hetkel võib-olla kohaldamisel võib-olla kõige rohkem aitab ka see, et kui on olemasolevad aknad, need ei pea kindlasti kinni laduma, sinna saab ju neid kindlustada sellises kriisis, sõjalises kriisis ka liivakottide ja muu käepärasega ja tegelikult saab sealt kaudu ruumi tuulutada või siis on ka fresh klapi variandid. Väljapääsudest juba rääkisin, puhtad kuivad ruumid. Jah, see on nagu elementaarne. Kui on ikka keldris põlvini vesi, siis keegi sinna ju ka varjuma ei lähe. Ja meil paraku siin läänerannikul on hästi palju selliseid piirkondi, kus ei olegi keldrid rajatud tänu sellele, et on vesiliivad ja veetase põhjavesi väga kõrgel. Ehk siis see on puhas hüdrorealisatsiooni teema, et täna küll rajatakse ka uusi hooneid, kus siis on ka nii-öelda pumbasüsteemid kohe sisse rajatud ja see on mõistlik, aga jällegi kui Ukraina näitel, kui ikkagi pihta saad kõigepealt elektritaristut, siis kõigest sellest sellisel puhul kasu pole, kui me ise ei taga alternatiivi elektrilahendusi. Üks rida, mis on nüüd tekkinud hiljuti ka, on käimlate teema. Keegi ei oska ju ette ennustada, kaua see varjumine võib seal kesta. Öeldakse, et varjundi puhul isegi kuni 3 ööpäeva võiks olla arvestus, et see lahendus võiks olla selline. Varjumiskohal siis lühiajaline varjumine on räägitud siis 2-12 tunnini, et see sõltub väga paljudest asjaoludest. Aga see käimlad ikkagi võiks olla, 20 inimese kohta on siis ikkagi üks käimla koht kindlasti mõeldav ja tegelikult vanades kortermajades on tegelikult vetsud olemas, need on võib-olla vaja korda teha lihtsalt ja kui ei ole neid, siis on tegelikult tualett või biokäimla teisaldatavad pangelahendused igast on olemas, ka seda saab kasutada ja nagu läbi mõelda, kuidas seda teha. Ja oluline on ka siis kindlasti varjumise koha vastutava isiku olemasolu, et keegi, kas korteriühistus üldjuhul ikkagi on kas juhatusest keegi või siis delegeeritud määratud isik, kes siis korraldab selle ruumi nii-öelda korda tegemist ja korraldab ka seda elanike teadlikkust, et nad teavad, kus, mis asub, mida tuleks ettevalmistuseks teha või üldse milliste tingimuste, millal üldse varjuma peab ja nii edasi. Ja ka samamoodi, et need lukud oleks arvestatud, tänapäeval on hästi palju elektroonikat, et kuidas siis lahendada see pool. Et kui ka vool ära on, et siis ikkagi oleks võimalik inimestel liikuda sinna varjumiskohta. Ja ongi lihtne, baastingimus on tegelikult praktiliselt igas keldris suhteliselt lihtsalt ja väheste kuludega võimalik tagada. Et see ei ole keeruline ja alati on mingeid lisatingimusi,
mida siis võiks rakendada, on siis sama, nagu ma mainisin, varutoite teema, kindlasti tulekustusvahendid, personaalsed kaitsevahendid, võib-olla ka siis täidetud veenõud, selles mõttes varjumise korral, muudel puhkudel võiks need veenõud lihtsalt olemas olla, et on kuhu siis panna istumiskohad kindlasti, ka kindlustus- ja toestamismaterjalid ja kõik see. Selleks on ka tegelikult meil olemas selline raamatuke soovitused hoonete keldrite varjumiskohtadeks kohaldamisel. See on ka digitaalselt olemas ja on ka selline hindamise spikker, et saab hoone oma maja nagu üle vaadata. Need leiab Päästeameti lehelt ja leiab ka siis Ole valmis nii-öelda kodulehelt. Tänased siis muudatused, mis on kavas, on siis ehitusregistris kindlasti lisandub hooneosa tüüp varjend, ehk siis kui ehitusluba või taotlus tuleb sisse, siis on võimalik juba selle varjendi info sinna ehitushoone registris hoone juurde ka siis kirjeldada. Et siin võib-olla rohkem ei olegi kui klassifikaator, eks ole, varjendi liik, siis on aasta, varjumispind, kui suur ja kõik muu selline, et ka kaitseklass, et võib-olla kaitseklassidesse väga praegu ei süvene, aga seesama, mis ma tõin näite selle Soome projekteerimistingimuste järgi, siis seal oli siis nii-öelda Shelter 1 ja Shelter 2 klassid, et meil on siis varjend 1, varjend 2 ja ongi nii-öelda esimene klass tähendab siis sisuliselt 30 sendist betoon, raudbetooni ja ka vastavaid ruutmeetreid ja V2 on siis juba natuke nii-öelda toekam ja ka suuremate ruutmeetritega. Ohutuse infosüsteemis hakkame ilmselt kajastama eraldi varjumisplaani ja varjumiskoha informatsiooni, aga see on kõik hetkel töös. Et kui see kätte jõuab ja testimisperiood tuleb, eks siis oleme ise ka targemad, aga täna sellega tegeletakse. Järelevalve on ka siis, kuna Päästeamet ka korraldab seda varjumist ja kõike, siis me teostame ka järelevalvet, siis ongi varjendi, varjumiskoha ja varjumisplaani nõuete osas. Saan kohe ära öelda, et varjendi osas tulebki läbi ehitus- ja kasutuslubade alustuseks ja ka hiljem siis nii-öelda pistelise kontrollina kindlasti ja seal on ka teatud tähtajad määruses ette nähtud, mis aja tagant siis tuleb kontrolli teostada ka omaniku enda poolt, aga siis varjumisplaani, varjumiskoha järelevalve saab olema siis ka kindlasti esialgu siis pisteline, vajaduspõhine. Ehitusprojekti kontroll samamoodi, nagu ütlesin, tehakse koos tuleohutusnõuete kontrolliga ja siin võib-olla rohkem selles punktis lisada polegi. On ka küsitud, et kes siis vastutab selle varjendi, ma saan aru, et varjendi nõuded on väga uued ja see määrus need kajastab ja ka need nii-öelda eelviidatud standardid, siis jah, kindlasti on see raskuskese jääb nagu projekteerija peale, et paratamatult on tema kaelas see asi esialgu, aga varjendi projekteerimise sisulised juhised kindlasti tulevad ja avalikustatakse ka selles mõttes, et ma usun, et kui määruses ei minda väga tehniliseks, siis kindlasti on need juhised, mis annavad selle täpsema suuna, kui on minna vaja detailidesse. Et eesmärk on ikkagi, et käesoleva määrusega siis või nii-öelda eelnõuga oleks siis täidetud miinimumnõuded, et siis seda varjendit vastavaks lugeda ja kuna see 1. juuli ei olegi kaugel, siis ma usun, et ka teile jõuavad need küsimused juba suhteliselt kiiresti töölauale, et siis kindlasti saate ka Päästeametist nõu küsida, et ehk on seda info ja know-how'd meil palju natukene rohkem. Nii. Aga mina tänan. Nii, aitäh Jaanus selle ettekande eest. Siin tuli ka 1-2 küsimust, nendele vastame siis selle infotunni lõpus. Nii, mina räägin teile 2 teemal, tuleohutusülevaatustest ja siis teenusepakkujate kontrollist üleüldiselt. Ja siin ilma pikema sissejuhatuseta lähen kohe asja juurde. Tuleohutusülevaatused mitmeid aastaid meil juba siin nii-öelda protsess käib küll aeglaselt, aga siiski toimetame. Nii meie siis nii-öelda lükkame ja teie teenusepakkujatena saate siis täita seda
nii-öelda riiklikult tellimust ja aidata omanikul siis seda tuleohutust koha peal kontrollida. Kuidas meil siis seni üheskoos läinud on? Seis on selline, et suurest ringist ehk siis ülevaatuse kohustusega on meil circa 8400 hoonet. Sellest suurest ringist on küll alla poole tehtud, aga jõudumööda liigume selles suunas, et seda esimest ringi üks hetk täis saada. Ja praegu on siis 3800 ülevaatust tehtud. Kui aastate lõikes vaadata, siis circa 1000 ülevaatust tehakse aastas. Et ka tuleohutuskonverentsil sügisel rääkisin sellest, siis me olime seal 800-900 kandis, kui ma ei eksi. Et üle 1000 ülevaatuse tuli kokku küll. Ja sellel aastal on siis juba või alles 127 ülevaatust tehtud kõikide kasutusviiside peale siis kokku. Lisaks siis nii-öelda nendele hoonetele, kus ülevaatus on tehtud, me oleme ka väga palju vabastanud. Kõige hiljutisem info on selle kohta, et 802 hoonet on vabastatud ja neid põhjuseid vabastuseks on erinevaid, aga üldjuhul tähendab see ikkagi seda, et hoone ei ole kasutusel ja see ülevaatuse läbiviimine seal ei ole otstarbekas. Sealhulgas siis juba ka selle esimese ülevaatuse läbiviimine. Et oleme väga vastutulelikud olnud omanikele selles osas, et ka esimest ülevaatust tellima ei pea. Nii et meie poole pöördudes inspektor siis täpsustab asjaolusid, vajadusel laseb omanikul midagi tõendada ja oleme siis 800 hoonet vabastanud. Kui sisse vaadata hoonetesse kasutusviiside kaupa, siis jutt käib siin nii-öelda siis esimesest ringist, kui ka osadel hoonetel on juba ju ka teine ülevaatus tehtud ja teise ülevaatuse tähtajad ka ammu käes. Siis büroodel on juba peaaegu see esimene ring käes, 1100 ülevaatust on tehtud. Tööstushoonetel on kuskil kolmandik, ehk siis 2600 pluss ülevaatused tehtud. Ja garaažid, mida on meil siis kõige vähem kohuslaste hulgas, kohuslasi umbes 150, seal on siis ka alles 43 tükki tehtud. Ja siin etteruttavalt saan öelda, et jah, sellel aastal või eelkõige me praegu ajamegi taga siis nii-öelda need tööstushooneid, et sealt saaks ringiga peale. Nii et kokkuvõttes jah, alla poole on veel siin kogu sellest potist. Liigun edasi. Nüüd, mis muudest asjadest ma veel räägin lisaks siis ülevaatustele endale, siis meil on jätkuvalt ülevaatuste portaalis pea 700 salvestatud akti, mis on siis pooleli. Palve need siis ära lõpetada ja esitada. Päästeamet ei loe need salvestatud akte esitatuks, ehk siis see ülevaatus justkui füüsiliselt on ju tehtud, aga akti meile saadetud pole. See istub seal kuskil tagataustal. Nii et ülevaatus loetakse täidetuks ja tehtuks siis, kui on see meile, kas siis nii-öelda meile või omanikule saadetud. Et kui akt saadetakse omanikule täitmiseks või teadmiseks, siis ta tuleb ka meile teadmiseks. Nii et tuleb seda viimast nuppu, nii-öelda edasta nuppu vajutada. Nii et tehke see kindlasti ära, võtke need pooleli olevad aktid ette, isegi ka sel juhul, kui nad on tehtud kuid või aastaid tagasi on jäänud unarusse. Kui rääkida nii-öelda tegijatest, siis 2025. aastal esitas akti 78 erinevat ülevaatuse tegijat. Kui meil on kutsetunnistusi väljastatud ekspertidele, spetsialistidele 215, siis siuke alla poole toimetab selles valdkonnas, tublisti alla poole põhimõtteliselt kolmandik. Kas seda on vähe või palju, oskad ise vast paremini öelda, et kuuldavasti järjekordasid ukse taga ei ole. Nii et saab öelda, et tegijaid on piisavalt. Neist top 3 siis tegijaid number 1 ülevaatuse tegija tegi 87 akti aastas, teine tegi 78 ja kolmas 44 akti. Siin esimestel aastatel on isegi ka 200 akti kanti tehtud. Nii et eks ta on niimoodi ühtlasemalt jagunenud see ülevaatuste tegemine. Millele ma tähelepanu juhin, on kindlasti eeltöö enne hoonet kontrollima minnes. Ehk siis kas üldsegi seda ülevaatusakti saab portaali lisada. Meil on päris palju selliseid juhtumeid, kus ülevaatus on juba tehtud ja siis pärast ülevaatust või koha peal
oleneb, kes seda akti, kuidas sisse kannab, on selgunud, et ülevaatust ei ole võimalik teha. Kas siis hoone ei ole ülevaatuse kohuslane üldsegi, on seal ruutmeetrid väiksemad või on kasutamise otstarve midagi muud. Või siis on probleem nii-öelda ehitisregistri andmetes, et kas seal on mingisugused korrused, pindalad puudu või valed, rääkimata siis sellest kujugeomeetria puudumisest. Et selle kujugeomeetria puudumisega on väga palju probleeme, aga seda saab omanik tegelikult üsna lihtsalt enda poolt lahendada. Ja meie eesmärk tegelikult ongi see, et nende ettekirjutustega, mida siis inspektorid annavad, laheneks nii-öelda 2 probleemi, et ehitisregistri andmed saavad korda ja ka ülevaatus saab tehtud. Et kujugeomeetria puudumine ei vabasta seda omanikku siis ülevaatuse tegemisest, sest selle probleemi lahendamine on omanikule meile teadaolevalt üsna lihtne töö ehitisregistri vaatest. Kui rääkida puudustest hoonetes, siis ei ole siin midagi uut. Selles mõttes ja ka kahjuks ei ole midagi uut ka seisukorras, et mittekorras hooneid, ehk siis kus on vähemalt üks puudus, oli siis 2025. aastal 71%. Nii et 2/3 on meil ikkagi halvas seisus, 1/3 heas seisus. Kahjuks ka tuleohutusinspektorite kontroll näitab samu tulemusi nii-öelda paralleelselt ja ka varasem statistika on sarnane. Ja ülevaatuste raames tegelikult see olukord on läinud kehvemaks nähtavasti seetõttu, et kui alguses kontrolliti büroohooneid ja kontrolli tellisid need omanikud, kes olid nii-öelda initsiatiivikad ja olid huvitatud sellest, siis neil olid ka asjad paremas korras. Nüüd on siis järgi jõudnud ju nende hooneteni, kus ei ole kunagi keegi tuleohutust kontrollinud ja seetõttu on ka probleeme seal rohkem. Puuduste mõistes ei ole siin konkreetselt välja toonud, aga kokkuvõttes saab seda öelda, et erinevate tuleohutuspaigaldiste hoolduste probleemid on nagu ikka number 1. Eelkõige me räägime siis ATS-ist, sest seda on kõige rohkem meil ju hoonetes. Teiseks suureks probleemiks on elektripaigaldiste auditi tegemata jätmine ja kolmas teema on siis tulega korra tegutsemise plaani ja õppuse tegemata jätmine, et need käivad käsikäes ja tulid siis tegelikult ju päris paljudele hoonetele uue nõudena, et sellepärast on nad ka siis tegemata. Nii et aastast aastasse tegelikult võrreldes ka eelnevate aastatega on sama seis nende puuduste osas. Ja siin nende puuduste sisustamise ja sõnastamise osas, mis te siis akti peale kirja panete, siis igal juhul palve on teile panna kirja need puudused võimalikult detailselt ja arusaadavalt. Ehk siis kohati on sõnastus on väga üldsõnaline ja eesmärk on ju see, et tegelikult omanik saaks aru, et mida ta siis tegema peab, kus ta tegema peab. Ja samamoodi siis ka tuleohutusinspektor Päästeametis, kes selle akti endale menetlusse võtab, kui asjad ei saa teie koostöös korda omanikuga, et siis saaks kaugteel tegelikult ka selle ettekirjutuse anda. Aga väga paljudel juhtudel see ikkagi võimalik ei ole. Ja ma toon siin mõned näited ka nii-öelda päris eluliselt, kuidas on siis neid puuduseid märgitud. Siin käib siis nii-öelda sellest 4. plokist akti peal jutt, et puudusena on kirjutatud, et tulekustutid ei ole piisavas koguses ja nõue, ehk siis mida tegema peab, on kõrvaldada puudus. Küsimus on selles, et milliseid kustuteid ja kui palju on siis ikkagi vaja sinna paigaldada. Teine näide on see, et puudus on, et tuletõkkesektsioonid osaliselt puuduvad ja nõudena on siis moodustada sektsioonid vastavalt määrus 17-le. Aga mis ruumidest me ikkagi siin räägime? Võib-olla on tõesti terves majas kõik asjad puuduvad, aga see peaks olema ikkagi konkreetsemalt siin kirjas. Piks- ja kaitsesüsteemi puudumist on välja toodud ja samas on nõutud seda, et omanik telliks siis veel eraldi auditi, et kas see on ikkagi vajalik või mitte. Siin peaks ikkagi spetsialist ekspert ütlema, et kas see piks- ja kaitsesüsteemi paigaldamine on vajalik või mitte, ise seda ütlema. Ja siin ma juhin tähelepanu, et piks- ja kaitsesüsteemi nõue ei ole tagasiulatuv, kui tegemist ei ole tõesti siin nüüd ikkagi uuemapoolse hoonega. Nii et võib ette kujutada, et see nõue ei ole seal üldsegi täidetav ja ei ole kohustuslik. Siis üks näide on selle kohta, et ohutusmärgistus ei vasta nõuetele ja siin on ka küsimus selles, et mis märgistusest me ikkagi täpselt räägime ja kus ja millistele nõuetele ta siis vastama peab.
ja suitsueemalduse kvartalihooldus on ka siin puudu ja samas on kirjutatud, et pole süsteemi, mida hooldada. Et miks siis sellist asja üldsegi üles märkida, kui ei ole süsteemi. Nii et siin pikemalt nendesse ei lasku, aga siin on näited sellistest sõnastustest, et igal juhul nõuda saab seda, mis on tõesti määruse järgi nõutav nendes vanades või ka siis uuemates hoonetes. Ja see nõue peaks olema selline, et kõik osapooled saavad aru, mida ikkagi tegema peab. Ja ta peab ka kirjas olema selliselt, mitte võib-olla te olete omanikele siis suuliselt selle info edasi andnud, aga tegelikult mõni kuu hiljem või isegi seal aasta-paar hiljem ei ole neil see meeles. Ja võib-olla kui ka seal need vastutavad isikud muutuvad, siis neil ei ole seda infot. Et see peaks kõik ikkagi kirjalikult olema. Meie enda tegevustes selles valdkonnas eelmisel aastal suhtlesid inspektorid siin 1000 hoone omanikuga. Suhtlus tähendas seda, et enamus juhtudel nõuti siis seda ülevaatust esmalt kas e-maili teel või telefoni teel ja päris paljud ülevaatused said selliselt ka ära tehtud, aga kokkuvõttes siis 718 omanikule anti ka kirjalik ettekirjutus ülevaatuse tellimiseks. Nii et tegelikult 1/3 lahenes lihtsamal teel. Ja sellel aastal on siis plaanis anda 2000 ettekirjutust või siis vähemasti 2000 hoone omanikuga tegeleda. Et maht on 2 korda suurem ja tegelikult see on ka täielik maksimum, mida Päästeamet siin suudab teha. Et kui me siin soovime, et 3000 ülevaatust aastas tehtaks, siis üsna pikk tee on minna sinna. Siis plaan on siin lähiajal saata ka järjekordne pressiteade, aga seekord siis mitte otse hoonete omanikele, aga erialaliitudele, mis siis koondavad neid hoonete omanikke, igasugused puidutööstusliidud, tööstuskaubanduskojad ja nii edasi. Seda me lihtsalt ajastame selliselt, et see ei läheks nüüd koos siis enesekontrolli aruande meeldetuletusega, et pigem on praegu see fookuses. Eelmisel aastal võtsime menetlusse 260 ülevaatusakti, mille siis teie meile menetlusse saatsite. Maht on päris suur inspektori kohta, samas meil on ootel veel 414 ülevaatusakti ja neid tuleb pidevalt juurde. Et selle aasta töömaht on juba täis sellest vaatest ja tegelikult võib öelda, et siin, kuna pidevalt tuleb peale, siis 2 aasta töö on kogu aeg ees nende menetlemisega. Ja portaali hiljuti oli siin just nädal-2 tagasi oli ka väike portaali uuendus, mis puudutas siin akti erinevaid küsimusi ja neid muudatusi tuleb sellel aastal ka veel, et meil on pikk nimekiri töödest arendus antud ja järgmine muudatus, mis siin tuleb, puudutab siis eelkõige teavituspooli, ehk siis erinevad osapooled saavad siis teavitusi, näiteks omanik saab siis teavituse selle kohta, et talle on akt lisatud portaali. Ja kuigi teema venib pikalt, siis jätkame seda asja, mida me siin üheskoos teeme seda hästi. Meie Päästeameti poolt lükkame seda vankrit, teie ka kindlasti enda poolt ja kasutame kõiki võimalusi siis omanikeni jõudmiseks, et seda tuleohutusülevaatuse nõuet üldsegi neile selgitada ja siis muidugi aidata neil täita kõiki need tuleohutusnõudeid. Nii, lähen edasi järgmise teemaga. Räägin teile siis ka hästi lühidalt teenusepakkujate kontrollist. Siin ringis on küll eelkõige tuleohutusspetsialistid, eksperdid, aga tegelikult Päästeameti vaatest on hästi suur teenusepakkujate ring. Meil on siis lisaks veel ka tuleohutuspaigaldistega seotud isikud, ehk siis projekteerijad, hooldajad, paigaldajad ja on ka korstnapühkijad ja pottsepad. Ja kutsetunnistusega isikuid on meil Eestis üle 2600, mis näitab tegelikult selle valdkonna suurust tõesti. Lisaks siis ilma kutsetunnistusega inimesed, kes on ka seotud siis tuleohutusvaldkonnaga ühel või teisel moel. Meil on tuletöötegijad, meil on tulekustutite ja voolikusüsteemidega seotud isikud, ventilatsioonitorustiku puhastajad, kes ka ühel või teisel moel tuleohutusega siin kokku puutuvad ja meie töölauale satuvad. Ja siis kõiki neid valdkondasid kokkuvõttes kasvas need samad tuleohutuspaigaldiste hooldused või korstnapühkimised, pottsepatööd. Seal on siis ka lisaks kutsetunnistustega inimestele ka ilma kutsetunnistuseta, ehk siis need libapottseppad ja muud tegelased.
et need numbrid nii-öelda kuskilt välja ei tule, aga peame arvestama, et nad on ka turul olemas. Ja kogu selle valdkonna peale siis meil on Päästeametis 8 inimest, kes sellega toimetab. Minule lisaks on siis 7 inimest neljas päästekeskuses. Idas on siis 1 ja teistes keskustes 2 inimest. Nii et tööpõld on suure lai. Ja nii-öelda üleüldiselt võttes, et kuidas me siis kokku puutume teenusepakkujatega heas mõistes, koostöö mõistes, on siis erinevad kohtumised, et füüsilised kohtumised, infotunnid veebis, me käime ühistel üritustel esinemas, ehk siis Päästeamet käib näiteks erasektorile rääkimas, erasektor käib Päästeametit koolitamas. Kutsekomisjonides olen mina igal pool sees ja ka siis seaduste muudatused, millest me siin täna teile räägime ja nii-öelda kaasame teid. Mitte küll alati nii-öelda algusjärgus, et meil on alati soov tulla nii-öelda mingisuguse valmis produktiga teie ette, ennem kui hakkame siis lahkama seda sisu poolt. Siis järelevalve poole pealt eelmisel aastal kontrollisime majandustegevusteateid Tarvikus. Tarvik on siis uus MTR nii-öelda. Üllatuseks tuli seal väga palju probleeme. 20 üle-eelmisel aastal ehk siis 24. aastal me neid ei kontrollinud, seis oli päris hea ja siis, kui 25. aastal uuesti kontrollisime, tuli kahjuks üllatuseks välja, et on jälle probleemid. Ja üldjuhul on probleem siis sellega, et vastutavad spetsialistid ei ole pädevad olema siis vastutavaks seal. Ülevaatusakte menetlesime 260, nagu ma juba rääkisin. Teenusepakkujatega seoses, see puudutab siis kõiki teenusepakkujaid. Kontrolliti 67 hoonet, tehti 19 menetlust, sealhulgas siis 4 ettekirjutust, mis oli eelkõige seotud majandustegevusteadete parandamisega. Üldjuhul need probleemid lahenesid kõik suuliselt, et probleeme oli väga palju, aga lõpuks siis jäi sõelale 4 ettevõtet, kes said ettekirjutuse oma teate korrigeerimiseks ja 15 väärteomenetlust. Ja need väärteomenetlused siis jagunesid selliselt, et paigaldistega seotud isikud, ettevõtted said 10, oli siis 10 menetlust. Eelkõige on seal siis probleemid nagu ikka kompetentside puudumisega, et kas siis ATS-i või suitsueemalduse kompetents puudub, kas siis tehnikul või vastutaval spetsialistil. Ja olid ka mõned nii-öelda sellised sisulised probleemid, et kus midagi oli valesti projekteeritud või paigaldatud. Korstnapühkete pottseppade osas oli 4 väärteomenetlust. Eelkõige oli seal tegemist siis libapottseppadega, kus ahjusid ehitati ilma kutsetunnistuseta. Aga oli ka siis korstnapühkimise probleeme, kus korstnapühkija ei tuvastanud ohtlikke puuduseid küttesüsteemi juures. Ja oli ka üks menetlus siin tuleohutusspetsialistide ekspertide osas, kus oli küll kahtlus, et on esitatud valeandmeid, aga menetluse käigus ei saanud see kinnitust ja see menetlus lõpetati ilma trahvita. Ja iga väärteomenetlus ei tähenda, et see lõpeb trahviga, vahel see väärteomenetlus alustatakse, selgub, et asjaolud ikkagi ei ole sellised, et on võimalik trahviga seda menetlust lõpetada ja siiski see lõpeb ilma trahvita. Ja kiirelt veel siis plaanides selleks aastaks, et jätkame seda, mida me oleme siiamaani teinud. Sellel aastal on tarviku ja teadete kontroll veelgi suuremalt ees, on circa 800 teadet, mis ootab läbivaatamist, juba sellega toimetatakse. Tuleohutuspaigaldiste hooldajaid on kavas pisteliselt kontrollida sellel aastal. Üle 100 hoone on kavas läbi käia, täpsemalt 105. Ja see on siis seotud nende ettevõtetega, kes on varasematel aastatel siis meile halva tööga ette sattunud ja selle eest siis trahvi saanud. Eelkõige on jutt siin ATS-i hooldajatest ja suitsueemalduse hooldajatest. ATS valehäirete kontrollile paneme rohkem rõhku see aasta, et siin kolleegid räägivad ka sellest teemast lähemalt, et kuna valehäirete nii-öelda ATS kohuslaste hulka me küll vähendame, aga samas me teiselt poolt paneme siis fookust nendele hoonetele ka edasi, et päriselt ka need valehäired koha peal oleks vähem, mis sest, et Päästeamet sinna enam ei reageeri. Ülevaatusakti menetleme edasi, ootel on 414, nagu enne mainisin. Jooksvad avalduse kaebused, mis tulevad siis kas klientidelt või ka konkurentidelt teenusepakkujatelt, et nendega toimetame. Ja kindlasti on sellel aastal kavas siis ka koostöökohtumised igas piirkonnas kokku 12. Iga keskus teeb 3 kohtumist erinevate osapooltega
ja siin juba märtsis-aprillis on esimesed kohtumised tulemas, nii et kindlasti, kui teile veel ei ole need kutsed tulnud, siis tulevad ja palun osalege ka seal ja andke oma panus tuleohutuse parandamisse. Nii et mina siit kiirelt lõpetan ja annan sõna üle siis Heikile. Mina Heiki Raalo, tuleohutuskontrolli teenusekspert ja minu valdkonnas siis on kõik see, puudutab see olemasolevad ehitisi, kus siis inspektorid käivad koha peal, teevad menetlusi, teevad trahve, muid kontrolle ja kõik see pool, mis puudutab siis kontrollimist. Ja räägin teile täna natukene eelmise aasta siis Päästeameti kontrolli tulemustest. Ühesõnaga siis Päästeameti tuleohutuskontrolli inspektorid kontrollisid eelmine aasta suurusjärgus 8000 ehitist kokku. Siia slaidile panin siis mitte-eluhoonete seisu ehk siis 2–7 kasutusviis. Kokku kontrolliti 2463 ehitist ja 28% nendest oli siis ilma ühegi tuleohutusalase rikkumiseta. Ja lisaks siis selle 2463 oli suurusjärgus 4500 ehitist, mis olid siis, mida kontrolliti suitsuandurite kontrolli reidi käigus ja kusagil seal 1000 ringist oli siis neid, mida siis me kontrollisime esimeses kasutusviisis või siis kas avalduste, kaebuste või siis korstnapühkijatelt saadud sisendite alusel. Ja jah, üldine seis selles mitte-eluhoonete siis 28% ilma ühegi puuduseta, mis on päris kurb pilt. Ja järgmise slaidi siis näitan natukene, mis siis seal nende sees ka on. Ehk siis teine kasutusviis majutushooned, kontrollisime 717 ehitist, 30% ilma ühegi puuduseta. Kolmas kasutusviis hoolekande- ja raviasutused, 343 ehitist, 34% ilma ühegi puuduseta. Ja neljas kasutusviis kogunemishooned, 1455 ehitist, 27% ilma ühegi puuduseta. Ja kogunemishoonete all siis kontrollisime siis suuremas mahus olid meil siis haridusasutused, siis olid erinevad siis teatrid, ööklubid ja lisaks siis ka veel erinevad siis kaubandushooneid. Ja hoolekande- ja raviasutused ja siis haridusasutused on meil siis need hooned, mida me iga-aastaselt vastavalt siis ohuprognoosile kontrollime, ehk siis iga-aastaselt me seal kohapeal käime. Ja saan seda öelda, et hoolekande- ja raviasutustes see ilma ühegi puudusteta ehitiste protsent on tõusutrendis, mis on väga positiivne, aga endiselt on see protsent siiski väga madal. Ja kogunemishoonete puhul on ta püsinud viimased 3 aastat stabiilsena. Ei käi ka iga aasta kõikides samades hoonetes, ehk siis tuleb ka sinna hulka neid hooneid, kus me käinud ei ole võib-olla mõned aastad ja see protsent seal samas püsib. Aga üldine tendents on ikkagi see, mida me näeme, et puuduste kõrvaldamisega tegeletakse väga aktiivselt, otsitakse lahendusi ja enamus puudused saavad ikkagi tähtajaks kõrvaldatud. Ja natukene ka siis teeme kontrolle 5.–7. kasutusviisis, mis on siis üldjuhul siis tuleohutusülevaatuskohustused, aga need ehitused, kes siis ülevaatuse kriteeriumite alla ei lähe või siis ka näiteks võtame 5. kasutusviis büroohooned, kus on siis kõrghooneid või siis alla selle piirmäära ehitisi, 127 ehitist kontrollisime ja 23% oli ilma puudusteta. 6. kasutusviisis tööstuslaohooned, enamus ehitised, mis me kontrollisime, olid siis soe ettevõtete ehitised, kus siis lisaks kemikaaliohutuse kontrollile teeme ka tuleohutuskontrolli, 27% ilma puudusteta ja kontrollisime ka 13 garaažihoonet või siis parkimismaja, mis siis on alla piirmäära ja nendest siis 23% olid ilma ühegi puuduseta.
Ja mis need puudused siis täpsemalt olid? Tegin sellise ülevaatliku graafiku, kus siis tõin välja puuduse liigipõhiselt ja palju neid puudusi siis esines. Kõige rohkem puudusi on evakuatsioonivalgustusega. Evakuatsioonivalgustuse osas siis 535 ehitises olid mingid puudused. Põhiliseks puuduseks on siis kontrollide hoolduste mitte teostamine või siis ka tähtajaks mitte teostamine ja on ka puudusi siis evakuatsioonivalgustuse katusega ehk hooned ei ole terviklikult kaetud evakuatsioonivalgustusega. Ja evakuatsioonivalgustus on siis nõue, mida me siis esitame ka tagasiulatuvalt, kui see on seotud evakuatsiooniga. Siis teisel kohal olid tulekahju signaalatsioonisüsteemi puudused, seal all siis samuti kontrollid tegemata, hooldajad osadel puhkudel täiesti puudu või siis puudulikud paigaldused ehk siis kogu hoone osad ei olnud tulekahju signalatsioonisüsteemiga kaetud. Ja kolmandal kohal tuletõkkesektsioonide terviklikkus, kus siis hakkab pihta sellest, et hooned ei ole siis, kas tuletõkkesektsioonid ei ole terviklikud, kas on siis tuletõkke uksed puudu, tuletõkke läbiviigud, tuletõkke konstruktsioonidest on tihendamata, tuletõkke uksed ei vasta enam tänapäeva nõuetele või on visuaalselt selgelt nähtavalt siis amortiseerunud, ehk nad ei täida enam oma eesmärki. Ja oli ka sellise puudusi, kus siis oli hoone osas ümber ehitatud ja tuletõkke konstruktsioone siis kas siis lammutatud või siis täiesti tuletõkke konstruktsioonid eemaldatud selliselt, et konstruktsioone enam ei olnudki. Ja neljandal kohal olid siis erinevad ehitised, kus siis tuleohutusülevaatused olid tegemata. Neid ehitisi eelmise aasta jooksul siis märkisime maha 453 ja need numbrid, mis siin siis vasaku pool graafikus on siis kui palju me siis tegime ettekirjutusi erinevatele ehitistele. Ja mainiks ka veel ära puuduste koha pealt selle, et eelmisel aastal siis ehitis, kus me käisime, oli 269 ehitis, kus siis tulekahju korral tegutsemisega ütleme, oli siis probleeme, kus siis tähendas seda, et kas siis oli tulekahju korral tegutsemise plaanid puudu või õppused tegemata. Et siin puhul kindlasti on see, kus teie saate meid aidata ja kõikides ehitistes, kus te käite, küsida ka ütleme lisaks sellele, et ülevaatust teete ka muus osas nõustada ja siis pakkuda oma teenuseid. Ja see on minu poolt kõik, aitäh! Ja tahaksin siis rääkida veel õigusruumi muudatusest. Muutus tulekahju signalisatsioonisüsteemi määrus, see jõustus eelmisel aastal juba novembri alguses. Ja selle muudatusega siis vähenes ehitiste arv, kellel oli kohustus siis automaatselt edastada oma automaatse tulekahju signalisatsioonisüsteemi tulekahju teade otse siis automaatselt häirekeskusesse. Ravi- ja hoolekandeasutuste osas nõue jäi samaks, see ei muutunud ja kohuslaseks jäid siis ka veel teatud tingimustele vastavad suurõnnetuse ohuga ja ohtlikud ettevõtete tööstushooned. Muudatused olidki eelkõige siis tingitud sellest, mida me juba eelnevatest ettekannetest nägime, et väga paljud tulekahju signalisatsioonisüsteemid ei tööta nii, nagu nad peaksid ja väga suur koormus langes siis Päästeameti komandodele, kes siis pidid käima kõiki neid valehäireid kontrollimas. Analüüsisime neid andmeid, vaatasime sinna põhjalikult sisse ja siis seaduse muudatus siis jõustus siis kohuslaste ringi vähenemisega. Muudatus jõustus eelmise aasta novembris ja kuni nüüd siis 1. märtsini oli seniste ATES ehitiste
omanikel siis võimalus esitada meile taotlused selle häireedastusega jätkamiseks, et olid siis teatud kriteeriumid, erandid, millistel siis oli võimalik häireedastust jätkata. Järgmine tähtis kuupäev on 1. mai, millal siis lõpetatakse ära automaatne häireedastus häirekeskusesse ja 1. juuliks sellel aastal siis peavad need endised ATES ehitised siis viima sisse muudatused oma asutuse tuleohutuskorraldusse ja dokumentatsiooni, mis siis peavad saama vastavalt muudatustele uuendatud. Oleme asutusi ja ka puudutatud osapooli hoidnud ka selle muudatusega kursis suhteliselt algusest peale, teinud infotunde, saatnud teavitusi, oleme avaldanud pressiteateid ja teinud infotunde. Nii, ja mis me siis ootame tegevustena ehitises, et sellised printsiibis tegevused, mida siis peab vaatama juhtumipõhiselt, olenevalt siis objektist, aga et printsiibis, mida neil oleks vaja teha, oleks vaja lõpetada teenuse pakkujaga see häireedastusteenuse leping, siis ühendada lahti edastusseade või siis alternatiivina leida seadmele teine kasutus. Kui on vajadus, siis tuleb ümber seadistada ATS-i keskseade ja vajadusel siis ka ajakohastada ATS-i dokumentatsioon. Et see on kõik juhtumipõhine, oleneb siis täpselt sellest ehitisest, mis seal siis on. Samamoodi, kui seal keskseadmele on kleebitud info, et häired edastatakse häirekeskusesse või Päästeametile, et siis ka see info sealt ajakohastada. Kindlasti me ootame, et ehitistes on vajalik uuendada tulekahju korral tegutsemise plaan ja vastavalt siis sellele muudetud plaanile on vajalik koolitada ka hoone personal. Ja samamoodi tegelikult on vajalik personali koolitamine siis tegema vajalikke toiminguid keskseadmega. Et praegu väga palju näeme seda, et kui päästekomando sõidab välja, et siis valehäirele reageerides, et siis on kuidagi ootus Päästeametile, et nemad peaksid toimetama selle keskseadmega. Nii, et soovi korral on siis absoluutselt kõikidel ikkagi võimalus sõlmida leping erasektori turvateenuse pakkujaga. Ja mis on veel oluline, et kui teie näiteks satute ehitistesse, mis on siis endised ATES ehitised, et siis oleks hea läbi rääkida, et sõltumata sellest, kas slaidil toodud tegevused on ehitises tehtud või ei ole, et siis kui taotlusi või põhjendusi vastavalt häireedastusega jätkamiseks ei ole, et siis Päästeamet 1. mail lõpetab selle häireedastuse igal juhul. Et see on oluline asutustes endal silmas pidada. Nii, aga nüüd ma annan sõna kolleeg Heikile, et siis kes natukene veel edasi räägib. Ja, et ma mainiks siis natukene, kus siis meie ootame siis koostööpartnerit või teid siis tegevusi. Esiteks, nagu Tiina siin mainis, jah, et 1. maist lõpetame tehniliselt selle häireedastuse häirekeskusse oma poolt ära, aga see ei tähenda seda, et kliendil ja teenusepakkujal, kui nad ei ole omavahelist lepingut ära lõpetanud, siis see leping jääb endiselt jooksma. Ehk siis halimal juhul klient maksab teenusepakkujale võib-olla mitu kuud arvet teenusest, mida ta enam ei saagi. Et siin puhul kindlasti, kui teie käite objektil, kus on ATES objektid, kellega lõpetatakse edastamine ära, rääkige need teemad üle, et juhendage, nõustage, kuidas nüüd uues olukorras nad tegutsema peavad, et nad kindlasti ka see lepingu ära lõpetaksid. Ja järgmised tegevused on jah siis see, et aidake neil siis tulekahju korral tegutsemise plaan uuendada, kirjutada välja sealt need punktid, mis siis võib-olla rääkisid, et häire läheb automaatselt häirekeskusse ja kuidas siis edaspidi häire kontrollimine ja siis häirekeskuse teavitamine toimub.
üldjuhul see võib olla täiesti selline, et on võib-olla 2-3 lauset ainult vaja plaanis ära muuta, aga need siiski tuleb sinna plaani sisse viia. Ja peale see plaani siis uuendamist tuleb siis ka kogu hoone personal vastavat uuele plaanile siis juhendada, koolitada ja teha ka siis evakuatsiooniõppus vastavalt siis uuele olukorrale. Lisaks aidata või siis teha ise koolitused personalile, et nad oskaksid teha siis vajalikke toiminguid ATS keskseadmega, nii tulekahju alarmi rakendumisel kui ka selle järgselt, kõik siis vaigistamised, isoleerimised, kellele ikkagi peaks nüüd helistama, kui see tulekahju alarm tööle läheb või kui ei suuda seda alarmi siis taastada. Vajadusel operatiivkaardi uuendamine ja lisaks siis ootame igapoolset nõustamist, abistamist objektidele, kes siis pöörduvad teie poole, et mis nüüd edasi saab, kuidas me olukorra lahendame, kuidas me öisel ajal häiret kontrollime, et pakkuge, mõelge läbi neid lahendusi, milliseid lahendusi pakuvad turvaettevõtted, kes ise ei ole, ütleme siis turvaettevõtetes, uurige neid lahendusi oma tuttavatelt, sõpradelt, ka konkurentidelt, et saaks need objektid võimalikult head lahendused. Ja siiani on siis esitanud meile objektid, kes siis olid ATS-ega liidestatud, kellel olid siis ka mõned erandid, mille alusel me lubame siis liitumist jätkata. Taotlus on esitanud 34 ehitist ja nendest oleme rahuldanud 12 ehitist ja need on olnud siis erinevad muuseumid, arhiivid, elutähtsa teenuse osutaja ehitised ja ka kultuuriväärtuslikud hooned. Aitäh, annan sõna Tiinal tagasi. Nii, järgmisena räägiks eelmise aasta mitte-eluhoonetes toimunud tulekahjudest. Kokku oli kasutuses mitte-eluhoonetes 152 tulekahju. See arv on aasta-aastalt vaikselt, ta on suht sama osakaal, aga me näeme nagu sellised kerget kõikumist seal sees. Ja kasutuseta hoonete osakaal moodustab siis kuskil 25-30% kõikidest mitte-eluhoonete tulekahjudest. Aga et selle mitte-eluhoonete tulekahjude juurde konteksti anda, et siis meil on ligi 90 000 mitte-eluhoonet EHR-i andmetel ja sellest graafikul ümmargusest sellest ringist on näha, et kui palju üle poole nendest on 6. kasutusviisi ehitised, umbes veerand on siis kogunemishooned, 6% hõivavad siis mõlemad garaažid ja muud ehitised ja siis majutus- ja büroohooneid on siis kumbagi 5%, et see annab enam-vähem siukse laia ülevaate, et millistest ehitistest me üldse siin räägime praegu. Kasutusviiside lõikes vaadates, enam-vähem suures plaanis on tulekahjude arv püsinud samas suurusjärgus. Ainult siis eristuvad sellel aastal tööstus- ja laohooned, kus on arvuliselt tulekahjusid olnud mõnevõrra vähem, kuigi ligi 45% nad moodustavad kõikidest mitte-eluhoonete tulekahjudest. Aga selge on see, et kui need ehitis ise on ka rohkem, seal on rohkem ohufaktoreid tööstuses, siis selle võrra seal saabki rohkem toimuda õnnetusi. Ja kogunemishoonetes on samuti rohkem tulekahjusid, aga see on seletatav eelkõige sellega, et ka neid ehitisi lihtsalt meil ongi rohkem. Aga tulekahjude arv, nagu ma ütlesin, siis tööstuslaohoonetes on natukene langenud ja samas jällegi majutushoonetes on olnud mõnevõrra rohkem kui eelmisel aastal tulekahjusid. Ja kui kõiki tulekahjusid vaadata, siis piirkonna kontekstis, et siin ka selgelt joonistub välja Harjumaa, kus siis samuti on rohkem inimesi, on rohkem toimetamist
et siin ka mingisugust suuremat muudatust, revolutsiooni ei ole paista. Nii, põhjustest rääkides, nagu te siit jooniselt näete, 44%, et valdav enamus on seotud elektriga ja nagu siin varasematest ettekannetest tegelikult paistis ka see silma, et elektripaigaldise auditid on väga paljudes ehitistes tegemata, et see võib-olla on seotud, et elekter on suhteliselt salakaval teema, et mida silmaga peale vaadates elektripaigaldiste olukorda on suhteliselt keeruline hinnata. Aga selle elektriga seotud tulekahjud suures plaanis joonistavadki välja rikked elektriseadmetes ja paigaldistes. Me võime näha siin akudega toimunud sündmusi ja ka nõrgast või siis halvenenud ühendusest harukarpides, ühenduskohtades. Oma rolli mängivad ka lühised ja ülekoormus, et see tegelikult on ka midagi, et millele saate juhtida siis ehitiste omanike tähelepanu, kui seal käite. Muud tulekahjude tekkepõhjused on ikkagi suhteliselt võrdselt ära jaotunud siia sellesse kettasse. Ehk et on süütamisi, on muid põhjuseid, tehnoloogilise protsessi teostamist tegelikult igal aastal meil jätkub ja suure riskiga ja igal aastal toob kaasa palju tulekahjusid, on siis näiteks puidu ja vilja kuivatamine, et ka seal see seadmete hooldus on üsna märgilise tähendusega. Ja tuletöö on niigi seotud suure riskiga, aga see toob ka igal aastal kaasa tulekahjusid. Aga siis korraks tahaks veel tagasi minna selle elektriga seotud tulekahjude juurde, et ennetamise märksõnadena tahaks välja tuua eelkõige elektriseadmete ja paigaldiste korrashoiu ja akuseadmete laadimise järelevalve all, et ka kui on kasutuses olevate seadmetega juhtub mingisuguseid rikkeid, nad on viga saanud, siis tegelikult väga oluline on need seadmed kasutuselt eemaldada ning hinnata siis kogu elektrisüsteemi koormust, et seda mitte üle koormata. Nii. Siin on nüüd ajateljel ka näha, et küllalt sarnased mustrid, et kui me näeme, et see trendijoon, ütleme, need viimased 5 aastat on natukene lühike, et sellist suuremat trendi välja joonistada. Need väikesed muudatused eelkõige on siis seotud tulekahjude üldarvu muutustega. Ja selle mittehoonete tulekahjude kohta paneme kokku ka raporti ja siis selle avalikustame oma kodulehel, et saate ise ka lähemalt tutvuda. Praeguseks suur tänu minu poolt. Aitäh Tiinale selle ettekande eest ja palun sõna Reilikale, kes räägib kemikaaliohutusest. Ja tere ka minu poolt, et minul on siis plaanis teile natuke rääkida siseministri määrusest ja just selles valguses, et tuleohutusülevaatuse akti on lisandunud teatud küsimused juurde. Väga detailselt määrusesse ei lähe, kuid lihtsalt tuletan meelde, et sealt tulenevad teatud nõuded, mis on siis seotud ohtlike ainete ladustamisele. Ja siseministri määrus siis jõustus meil juba tegelikult 2024. aastal ja tegelikult peatükk 3 sätestab siis tuleohutusnõuded ohtlike ainete ladustamisele. Meeles tuleb pidada, et see ei kehti kodumajapidamisele ja jaemüügis, sealhulgas ka jaemüügipakendis olevale kaubale. Ja kui vaadata määruses olevat mõistet, siis ladustamine tähendab ka hoidmist ehitisel või territooriumil. Ehk see tähendab seda, et me ei pea kinni jääma ainult laoruumi, et seal toimub vaid ladustamine, vaid me saame vaadata siis nii ehitises või territooriumil ohtlike ainetega seotud tegevusi. Määrust ei plaani teile üksipulgi lahti tuua, kuid lihtsalt tuletaks meelde teatud paragrahvid, kus te leiate endale juhised.
et ühtesobivus ehk siis kuidas ohtlikud ained ladustada, hoiustada, saab kätte paragrahvist 9. Seal on sätestatud nõudeid, millistel juhtudel tuleb eraldada, hoida eraldi, isoleerida või teatud juhtudel siis võib-olla see eraldamine ei olegi vajalik. Abiks on lisas olev eralduse tabel, et sealt saab siis lähtuda. Ja paragrahv 10 sätestab juba detailsemad nõuded sellele, milline peab olema ohtliku aine ladustamise koht, näiteks ruumi põrand ja seinad, konstruktsioon, milline peab olema ventilatsioon, näiteks ohtlikke aineid ei tohi hoida ventilatsiooniruumis, ohtlikud ained peavad olema kõrvaliste isikutele tõkestatud, kui ladustamise kohas toimub pidev manööverdamine, siis kindlasti peavad olema otsasõidu vältimise tõkised ja nii edasi. Kindlasti tuleb meeles pidada ka seda, et ladustamise koht peab jääma põlevmaterjalist ja elu- või töökoha hoonest vähemalt 6 meetri kaugusele ja tagatud peavad olema erinevad siis neutraliseerimise vahendid. Ja samuti ladustamise koht peab olema märgistatud. Määrusega sätestasime ka erinevad ohutuskujad. Ohutuskujad on nüüd kirjeldatud ära määruses paragrahv 11–13. Algselt siis räägime naftasaaduste, põlevkiviõli ja selle saaduste või biokütuste mahutite ohutuskujadest. On täpselt välja toodud siis suuruste kaupa, kui kaugele mingi mahuti peab teatud välisest objektist jääma. Uue nõudena tuli sisse ka ammoniaagi rajatise nõue. Et samamoodi nagu eelneval slaidil oli siis räägitud, et vastavalt siis kogusest ammoniaagirajatise tüübist tuleb siis ladustada ohutusse kaugusele. Ja uus nõue on samuti hapniku ladustamise osas, et just ohutuskujade osas, et 2 viimast punkti, mida te slaidil näete, see tegelikult on pärit siis algsest määrusest. Ja määruses tegelikult on ka teatud erisused, millest saab lähtuda. Neid miinimumkujasid on võimalik vähendada, kui siis näidatakse ära ehitusprojektis või muudel viisidel, miks on võimalik siis nii-öelda näiteks mahuti panna lähemale, kui on määruses nõutud. Ja juhin ka tähelepanu, et ohtlike jäätmete kogumispunktile ja ladustamise kohale kohaldatakse ka peatüki 3 nõudeid ehk ohtlike aine ladustamise tuleohutuse nõudeid. Samuti on määruse rakendamises tehtud erisus, et kui ammoniaagirajatist või hapniku hoiukohta ehitati või ehitamist alustati enne määruse jõustumist, siis neid ohutuskuja nõuded sellistel juhtudel ei kehti. Et kõikidele uutele ehk siis need, mille ehitamist on alustatud peale määruse jõustumist, siis nende puhul tuleb tagada ka need ohutuskujad. Määruse osas tegelikult ma siin tõmban joone alla, aga tegelikult kuna teie käite väga tihti tööstus- ja laohoonetes ja võite puutuda kokku objektidega, mille territooriumil asuvad erinevad gaasipaigaldised ehk gaasimahutid, siis tegelikult juhiks ka tähelepanu, et te sellest gaasimahutist lihtsalt mööda ei kõnniks, vaid te nii-öelda teaksite üldiseid põhimõtted. Need põhimõtted tulevad küll küttegaasi määrusest, mis on siis majandus- ja taristuministri määrus, aga juhin sellele ikkagi tähelepanu, et mahutil, mis on üle 5 kuubi, peab olema ehitus- ja kasutusluba. Määruses on sätestatud samuti ohutud kaugused. Seal on veel teatud nõuded, millistel juhtudel peab olema mahutil näiteks kas vesikustutussüsteem või siis kui seda vesikustutussüsteemi ei ole, siis teil peab olema tuletõrje veevõtu koht. Ja siin samad üldised põhimõtted, et tõkestatud peab olema, peavad olema kasutus- ja hooldusjuhendid ja nii edasi. Et kindlasti vaadake sellele otsa, kui te ikkagi tuvastate puudujäägid selles osas, siis saate aktis ära markeerida ja vajadusel siis ka Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile pöördumise teha selles osas. Ja kui me juba gaasipaigaldistest rääkisime, siis tegelikult ei saa mööda vaadata ka gaasiballoonide kappidest, et hoiustatakse ju erinevates kappides gaasiballoone. Et kui me vaatame seda, et gaasiballoon ise nii-öelda ei põle, aga kui me vaatame selle sisu, siis see tegelikult on süttiv ja ohtlik, mis tõttu nii-öelda Päästeamet on võtnud seisukoha, et ta nii-öelda võtab aluseks selle, et need gaasiballoonide kapid on kui põlevmaterjalid ja sellest lähtuvalt tuleb võtta arvesse siseministri määruses paragrahv 6 lõikes 2 olevaid nõudeid, aga eeldusel selles osas, et gaasikogus on alla 500 kilo. Nii kui gaasikogus seal kapis on üle 500 kilo,
siis juba tulevad käiku majandus- ja taristuministri määruse number 87 nõuded. Ja millest siis meie lähtume, kui on gaasiballooni kapp ja siis me lähtume tõesti, nii nagu ma ütlesin, siseministri määrusest, aga siin on siis need põhimõtted, et sellist kappi tuleb hoida vähemalt 4 meetri kaugusel hoone välisseina, ukse, akna või muust tavast ning kui hoone välissein on süttiva pinnakihiga, siis samuti ka 4 meetri kaugusel hoone seinast. Kui hoone välissein on mitte süttiva pinnakihiga, siis me võime paigutada selle vastu seina, aga eeldusel, et on tagatud 4-meetrine vahemaa ukse, akna või muust tavast. Ja antud põhimõte käib elu- ja töökoha hoonetele. Et meie jälgime seda põhimõtet, aluseks siseministri määrus, et palun lähtuda ka sellest. Eelmisel nädalal toimusid tuluohutusülevaatuse akti muudatused, millest nii-öelda on võib-olla osad juba märganud, et lisasime juurde teatud küsimused ohtlike ainete ladustamise osas. Kui varasemalt oli teil ainult üks küsimus, et ohtliku aine ladustamine, kas on siis vastustega nõuetekohane, ei ole nõuetekohane, ei ladustata, siis tegelikult lisasime juurde 3 alamküsimust. Et esimene küsimus on see, et kui küsimus selle kohta, et kas ohtlikke aineid ladustatakse. Kui ei ladustata, siis teile seda 3 alamküsimust ei tekigi. Kui ladustatakse, siis tegelikult tuleks vaadata otsa nii-öelda punktidele, mis käsitlevad siis ohtlike aine ladustamise kohta, mis on seotud ohtlike aine ühtesobivusega ja sellega, et kas on tagatud ohutuskujad. Olen siin slaidi peal teile siis ära ka näidanud selle, et millistest nii-öelda siseministri määruse paragrahvidest saate alused võtta. Et need on teile abiks. Juhul, kui tekib ikkagi küsimusi selles osas, et kuidas me ikkagi mingid nõued kontrollin või midagi läbi viin, siis tegelikult abiks ongi peamiselt siseministri määrus, vajadusel siis seletuskiri, mis täpsustab ühte või teist asjaolu. Ja oleme välja andnud ka erineva juhise, mis on seotud siis ohtlike kemikaalide käitlemise hoiukohaga. Juhend on kättesaadav Päästeameti kodulehel, kellel on soovi, on juhend ka saadav trükisena minu käest. Ja tegelikult me oleme teinud ka infovoldiku, mis põhineb suuresti siseministri määrusel, et ei peaks iga kord määrust lahti lappama, on võimalik siis ka infovoldik abiks võtta. Infovoldikuid on samuti paberkandjal hetkel minu lauanurgal kättesaadavad, et juhul, kui on soovi, saate pärastpoole mulle e-maili näiteks saata. Ja samuti oleme sellest infovoldikust teinud ka niinimetatud veebiversiooni, mis pärast infotundi läheb ka ülesse, et soovi korral on teil võimalik siis ka ise see välja printida A4 ehk siis ühele poole ja teisele poole, saate siis info kätte, kuidas siis ohtlikke aineid siis võiks hoiustada. Nii nagu ma ütlesin, see põhineb siis siseministri määrusel. Oleme teatud nopped juurde lisanud siis ka majandus- ja taristuministri määrusest, näiteks siis, mis on seotud küttegaasi ohutute kaugustega ja muud. Ja samuti selles infovoldikus või veebiversioonis on leitav ka eralduse tabel, et kõik on ühest kohast kättesaadav. Et see võiks teile abiks olla, kui te viite läbi kontrolli tööstus- või laonetes või mujal, kus käideldakse ohtlikke kemikaale. Mina tänan. Nii, ma tänan Reelikat. Meie ettekanded on läbi ja meil on nüüd 10 minutit vastamiseks küsimustele. Hea meel on näha, et siin chatis on tegelikult varjumise teemal läinud lahti elav diskussioon. Tundub, et enamus küsimusi varjumise teemal on saanud siis ka vastuse. Ja eks selle varjumise teema puhul ongi ju tegelikult see, et väga palju asju ongi lahtised, täpsemad nõuded veel on tulemas. Ja kindlasti, kui asjad on natukenegi selgemad või selguse poole liikumas, siis ka kaasatakse erialaliitusid sinna rääkimisse. Et kindlasti me siin propageerimegi seda, et siis nii tuluohutusspetsialistide kui ka ekspertide liit oleks siin heaks partneriks meile, mida nad ka on. Ja liidu liikmed või siis ka mitteliikmed tegelikult läbi liidu siis annaksid oma seisukoha edasi, et meil oleks 1-2 tugevat partnerit vastas.